No tervist, see aeg on käes, kombain seisab minu taga ja ma arvan, et me hakkame koristama nüüd seda kena perenaise nisu. Ootusärevus on päris suur, sellepärast, et mul põrna aimugi, mis kvaliteet siit võiks tulla. Reine käis siin natukene mõõtis, üht-teist olid, ütleme niimoodi, et on lootust andvad numbrid olid seal vähemalt, aga see aasta on igasugu erinevaid väljakutseid olnud päris palju ja tegelikult need saagid ja kvaliteedid ei ole tootjatel olnud päris need, mis nad tahavad või mis nad soovisid või mis meile see aasta oleks võinud anda. Aga no mis seal ikka, ega selles mõttes ma pean ta ära koristama ikkagi, et vahet ei ole. Ja räägiks natukene ka sellest koristusest, et kuidas see käib, mida ma teen, mida ma selleks kasutan. Ja kõige tähtsam masin minu arsenalis on tegelikult kombain. See on kõige kallim masin, kõige vähem kasutatav masin põllumajanduses. Traktor on selles mõttes, et hoopis rentaablim, aga traktoriga sa ju vilja ei korista. Eeder on 9 meetri laiune, tähendab seda, et korraga lõikab ta ära 9 meetri laiuse riba vilja ja koristan ma umbes 20-30, vahel isegi kuni 40 hektarit päevas, olenevalt põllust. Ja siin on minu töökoht, ilusti vait maas, nagu ikka, sõidan ma siin ainult sokkides ja siin ma veedan umbes kuni 10 tundi või 12 tundi päevas. Vaade on siin tegelikult päris hea, peabki hea olema, sest kombainer peab kõiki asju nägema, mis siin eedri juures toimub. Ja egas midagi, paneme masina käima ja hakkame vilja võtma või. Aga põhimõtteliselt jah, ise ma juhtima ei pea. GPS teeb selle töö ära. Tänu GPS juhtimisele saan ma tegelikult keskenduda rohkem kombaini parameetrite jälgimisele, milline vili sisse tuleb, kas on mingi takistus, sest tegelikult seda 9 meetrist eedrist silm ikkagi väga jooma. Ja kuna ma olen ju oma ettevõttes, siis kombainer, agronoom, juht, ükskõik remondimees, siis see võimaldab mul telefoniga rääkida põhimõtteliselt, et kui ma ei pea juhtimisel nii palju keskenduma, kogemust on juba tegelikult nii palju, ma tunnen oma põlde niivõrd hästi, et siin nagu mingi suguseid üllatusi ei saa olla. Koristushooajal keskmiselt on mul umbes 40-50 kõnet päevas erinevatel teemadel, et see on ikkagi päris ränk. No võt, 365 päeva tööd ja see sai läbi umbes 3 tunniga. Eks paistab. No, ma arvan, et ma tegin peaaegu kõik, mis vaja selleks ja vahel on niimoodi, et kas loodus annab või anna. Loodame, et seekord annab. Okei, järgmiste kohtumisteni.